hästi kiiresti mingi natuke rohkem kui kuu aja jooksul teinud kas 16 lepingut rendinega või midagi. Jah. Ma nägin selles potentsiaali, sellepärast, et see annab sellise ikkagi eelise. Et kui inimestel on nagu vähem raha, siis neil ei ole raha maksta seda vahendustasu. Ja siis mõtlesime, et vähemalt kui deposiiti ei pea maksma, siis äkki leiavad vahendustasu jaoks raha. Et nii väga, väga loogiline käik. Ja lihtsus on ka väga oluline. Mis ta on muutnud sul nagu selles töös? Kui sa nagu võrdled neid pikaajalisi üürilepinguid, mis nagu varem tegid kogu seda protsessi, võrdles nüüd sellega, mis praegu on? Ta natuke on pidanud seda tutvustama nii kõikidele, nagu nii klientidele kui ka omanikele, et mis see asi on, sest alguses inimesed on nagu skeptilised. Mõned omanikud on võib-olla harjunud mingi oma lepingu tüübiga, kes küsivad, mis asi see on, et ma ei usalda seda, aga suuresti on mõjutanud see, et kui sa ütled selle kindlustusfirma nagu nime, siis see paneb nagu positiivselt suhtuma. Mis sulle meeldib maakleri töö juures? Nagu päriselt, et kui sa ennast hommikul püsti ajad ja mis siis see tiksuma varem? Ja vaheldusrikas, et sa saad oma aega ise planeerida ja väljakutseid, just selline, et sa ei tea, mis iga päev nagu toob. Mis sulle ei meeldi? Stabiilsust ei ole, aga seda ettevõtjana ei saagi vist oodata. Aga muidu, et kogu selles protsessis või asjadest, mida sa välja lõikaks? Ma isegi ei oska midagi hetkel välja lõigata. Näitamisi, mida nagu on aeg edasi läinud ja konkurentsisituatsioon on tihedam, seda rohkem näitad korterit seni, kuni jõuad nagu tehinguni. Aga seda saab automatiseerida selle videotega või olla virtuaaltuuriga näiteks. Okei. Sa kasutad seda päris palju, eks? Jaa, aga virtuaaltuuri toimib nii hästi. Selles mõttes, et ta on aeglane ja võib-olla, video, kui sa kõnnid nagu selle korteri läbi, siis annab kõige parema nagu pildi. Okei. Mis sa arvad, milline maakleri töö 10 aastast välja näeb? See võib ka suuresti ka ära kaduda. Või kui kõik läheb rohkem automaatseks, siis see oht alati oleneb nagu lisandväärtusest. Okei. Ma olen hästi palju uurinud Inglismaa turgu, et seal on mingi startup, mis on loonud süsteemi, kus omanik läbi nende saab panna üles kuulutuse mingi 100 erinevat kohta, suured portaalid ja igasugused muud väiksed grupid ja nii edasi, ehk et see kuulutamine nagu automatiseeritud ja siis leping on see automatiseeritud ja nad müüvad mingit kindlustus ka nagu omanikule. See on nagu mingi teine loogika, aga point on ikkagi selge, et see on mingi kindlustus ja ega nad ei ole turul saavutanud rohkem kui 15% või midagi sellist. Ehk et valdav osa omanike vaatamata selle, et kogu see asi on tehtud nende jaoks nagu hästi lihtsaks, kasutavad ikka alati maaklerit. Ilmselt need kaks trendi siis põrkuvad. Üks on siis, et vahendustasud lähevad nagu hästi madalaks ja osad nagu maaklerid lahkuvad turult. Ma olen näinud näiteks Bulgaarias vahendustasu 1%. Maksab omanik ja 1% maksab see ostja või müüja, igaüks maksab müügi pool ja rendi puhul samamoodi. Nii et see teeb selle vähem atraktiivsemaks, aga mingitel turgudel on võib-olla niimoodi, et maakleril on nii tugev enda bränd, et siis seal juba nagu loeb see isiklik suhtlus ja mingi usaldus, pikaajaline kogemus ja mingid lisareklaami võimalused, mida suudab nagu maakler pakkuda. Sest on üks asi on see, et Airbnb üritab nüüd tulla mingi pikemaajalise üüriturule, aga neil nagu ei liigu see nagu üldse mitte kuskile, sellest ongi see sama, et nad sisuliselt, mida nad panevad kokku nagu kaks mingit osapoolt ja võtavad sealt raha ja siis on nagu all, et kui te tahate pikemaajalist nagu seda
pikemaajalisse turgu siseneda, palun võtke ühendust oma juristiga, sellepärast et nagu igal pool, nagu umbes igas linnas on nagu erinevad mingid seadusandlused ja nii edasi, eks ju. Ehk nad ei lahenda nagu mitte midagi sealt ära, mis on päriselt nagu pikaajaliselt süüdist tarvis on. Selles mõttes ma ei näe nagu üldse nagu mingit ohtu, et kuidagi see nagu kokku läheks, et pigem on see sama, et need portaal, nagu sa ise ütlesid eile, et seal mingid Facebookis, eks ju, tegevad mingid grupid ja asjad juurde. Et see pigem nagu see pilt läheb nagu mitmekesisemaks kui ühtlasemaks, eks ju. Jah. Okei. Kui me võtame omaniku seisukohast, et on inimesed, kes tahavad, et neil oleks raha sukas ääres, kes on füüsiliselt nagu olemas, eks ju, siis on need, kes kardavad, ma ei tea umbes, et see kusagil tuleb välja ja peab makse maksma. Siis on nagu mingid X inimesed ongi see sama, eks ju, et tahab kirjutada sinna lepingusse sisse nagu luulevormis nagu asju, mida ta unes nägi, mis ei vastu ühelegi seadusele. Ja kus need inimesed välja jätavad, et kas sa näed üldse mingit põhjust, miks peaks mingi omanik peaks mitte tahtma rendini teenust? Noh, tegelikult kui need põhjused välja jätta, siis ega ei ole. Et noh, maksudest kõrvale hoidmine on ilmselt suht levinud. Selles nagu kinnisvaras. Aga nojah, ja mõned on öelnud, et on nagu cash is king. Noh, nad teavad, siis on nagu võim nagu mõne võrra natuke rohkem siis omaniku nagu värava, siis noh, ta võib otsustada, et võib-olla üüriline ei koristanud piisavalt hästi, et näiteks on väärt, ma ei tea, mingit koristustasu ja need noh, aga nüüd ilmselt see turg muutub ja see on pigem mitte niivõrd palju omaniku keskne, vaid vastupidi. Kui sa omanikule pakuda rendini teenust, mis on nüüd argument kasutada? See ongi põhiline argument on see, et on suur kindlustusfirma, kes tagab, et ärge muretsege, teie kinnisvaraga on kõik veel parem. Ja et üürilisi on vähe, raha neil ei ole, et igaüks loeb oma kopikaid ja selles mõttes kas tahad klienti või ei taha, et noh, oma valik. Aga mis sa üürnikule ütled? Üürnikule ma ütlen, noh alguses ma ütlen talle, et on nagu ma reklaamin, et on selline võimalus nagu 0 deposiidiga ja siis kui tuleb näiteks korterit vaatama, siis ma talle räägin, et kui sa tahad kasutada seda 0 deposiidi varianti, siis sa pead laadima selle äppi alla ja siis seal koha peal kohe noh, tema oma telefonist, ta läheb selle alla, siis ma ütlen, tee oma konto ja ütle pärast, mis kontoga see tehtud on ja siis ma saan valmistada ette lepingu. Mis sa tahad, mis võiks paremaks minna, mis on puudu veel, et oleks päriselt hea tööriist? No kui kõik, noh see äppi laadimine on iseenesest nagu päris hea, sest igal ühel on telefon, sellega sa saad teha ka need pildid ID-kaardist ja mingitest nagu korteri seisukohast ja nagunii on igal ühel juba telefon, aga et see allkirjastamine ja kõik protsessid võiksid olla siis juba selles telefonis. See teeks see nagu oluliselt nagu lihtsamaks ja ega muud vist ma praegu ei näe, et Okei, aitäh sulle. Okei. Väga hästi. Siis on kõik.